ma ei teagi, kuidas alustada, sest ma nagu tahaks teile näidata ja rääkida ja teisalt ma ei tahaks. Miski minus on muutunud nende 3 operatsiooniga. Kes siis ei tea, siis tere, mina olen Paula, nagu YouTube'is öeldakse. Ma kukkusin 1 korra jalgrattaga, panin üle pea kraavi, maandusin hoopis selja peale. Mõtlesin, et võib-olla mu käsi lihtsalt sealt väljas, et haiglas selgus, et mul oli kodarluu pea siit puruks ja siis ma ootasin nädal aega operatsiooni oma kipsikesega ja lõpuks, kui ma operatsioonile sain, siis selgus seal pikal opil, et minu seda siis luud ei saa kokku klappida enam, see oli nii puruks ja mulle pandi siis doonorluu ehk kraft ja see siis timmiti mulle parajaks, sest mu enda luud tundub olevat väiksed ja see kahjuks sulas ära, et keha ei võtnud omaks, ei kasvanud sinna armkudet ega midagi ja siis tuli mulle uus protees, mis siis oli selline pisem, aga kuna mul see doonorluu juba ka kinni ei kasvanud, siis natuke sai see oma luuviga, seal lõigati veidike eelmine kord oma luud, siis nüüd sel korral pidi panema siis pikema proteesi, mille käigus siis siit läks katki luu. Vist oli kas 2 mõra isegi, ma ei mäleta enam. Ja need siis said kinni siin kruvide ja traatidega ja mul on pikem protees, aga üks inimene, kes on selle opi 1 korra teinud, ütles, et tugev inimene peab olema 3 jaoks. Issand, ma ei taha halada. Ma tegin just vasaku käega meigi ja see ei ole lihtne. Kui sa tuled operatsioonilt, siis võib-olla rohumõju on lihtsam, sellepärast sul ei ole valus, sa saad magada. Issand, ma mõtlesin, et täna päike paistab, et ma teen mingi update'i ära, et nii paljud küsivad, et mis sul juhtus ja miks sul käsi on selline. Ja nagu ma ütlesin, siis vasaku käega ikkagi on raske asju teha ja ma näitan teile ka oma kättena, aga need inimesed, kes tõesti on 1 käega või kellel pole üldse käsi, ma annan teile au, sest mul kukub tihti poes mingi liitrine piim vastu seda kätt või maha. Inimesed jõllitavad, mul ei ole vahet tegelikult, miks nad jõllitavad, see on lihtsalt nagu, ma võtan vahepeal korvi, sest ma tahan paari asja ja siis ma olen nagu mingi, okei, ma panen selle korvi siia munade peale või kuskile, nagu mul ei ole kuskile seda korvi panna, panen külmiku peale, siis inimesed nagu 2 käe ja 2 jalaga inimesed on täpselt nagu vahepeal väga isekad. Trügivad poe uksest, et ma kogu aeg vaatan oma kätt, et keegi sinna pihta ei löö, sest see on hell praegu. 3 korraga juba oled õppinud ennast hoidma ja tead, et selles käes ei ole jõudu. Mu sõrmed ei liigu nagu teisel käel ja tegelikult on aega ainult 6 aega möödas, natuke peale ja nii kiirelt, ma siis näitan teile ka, et see, kes ei tea, siis selle nimi on siis ortoos. Käe sees on proteesid või protees ja mul on veel ankur seal ja traadid ja kruvid ja loodame siis, et seekord läheb hästi, sest mulle öeldi ka, et see on mu siis viimane operatsioon. Et täna ma käisin esimest korda pesemas niimoodi üleni koos käega, et käsi oli ka duši all, hästi rõve tunne. See käsi ma ei tahtnud siin nutta täna.
ühesõnaga, meik on kallis, naised, ärge nutke. Aga ma pean selle vähe lause ära ütlema. Et mul on kahju, et seda luud ei saanud mulle tagasi kokku panna, seda enda luud. Et hoidke enda luid ja hambaid. Pärast saame migreeniga siin nuppisest. Nii, võtame kokku ennast. Ühesõnaga, oleks selle minu luu seal kokku saanud panna, oleks mu käega kõik korras ammu. Aga ma olen seda teinud 3 korda. Nii. Aitab. Ma käisin täna siis esimest korda pesus niimoodi, et mida ma võin veel öelda, et ma käisin arstil ja me tegime pildid, siis vähemalt siit olid need kokku kasvanud. Ma söön nüüd seda K2 vitamiini ka, ema saatis mulle, et see aitab paremini ka D-vitamiini limenduda ja teil ei ole D-vitamiini ainult luude jaoks vaja, nagu või tähendab juuste jaoks. Teil ei ole vaja D-vitamiini juuste jaoks, mida ma olen varem rääkinud, et nagu tõsiselt teil on luude jaoks ka vaja. Ja ühesõnaga ma näitan teile siis oma kätt. Mul on seda puudutada väga rõve, et miks mul selline varukas siin on, et ma saaksin kanda selle, ma varem ei võtnud seda nagu ära, nüüd ma tohin ära võtta, hakata harjutusi tegema. Ja siis ma olen lõikanud oma pluusi ja 2 pusa katki, et mul oleks soe käia ja siis mul on ka see hästi mõnus flokati vest ja mul on teine vest ka. Ja selline see mu käsi on. Ütleme nii, et hästi rõve on. Dušel oli niimoodi hästi vastik olla. Ma ei suutnud pesta, sest ütleme nii, et käes on lihased, see lõigati väga lahti siin. Ja sul läheb sealt kõik katki. Ja kui kõik hakkab taastuma ja ka siit, et tegelikult ju väga väikse ajaga mul ei ole ju lihaseid siin enam selliseid, siit tunned neid ja ma pidavalt siis jäämagi neid tundma, sest luud on pisikesed ja kruvid on suht suured ja vastik on. Ma ütlen ausalt, rõve on. Ja no ütleme nii, et siit võiks nagu selle ära koorida, aga ma tunnen siin nagu nii rõve. Ja hakkame siis varsti armiraviga tegelema. Et kui ma esimest korda nägin seda haava. Ausalt mõtlesin positiivse video. Aga ei tee. Et kui ma esimest korda nägin oma haava, siis mul lihtsalt oli nutt peal. Ja kädi kirjutas samal ajal ka, et ta ei saa aru. Raskan oma telefoni mälu mingi nutuvideole. Ühesõnaga, pöial mul ei paindu nagu teine. See on nagu, see ei lähe. Sõrmed ei lähe. Vastik on ja see surub. Ja nüüd võtab aega. Aga mul ei olegi mingit aga. See on lihtsalt minu update, kuidas mul läheb. Ja muidu mul läheb rõõmsamalt. Aga võib-olla ma lihtsalt nagu avan ennast. Mida ma olen varem võib-olla teinud, et teed ikka ja nii tore. Et inimesed näevad seda, et tihti kui sa haiglas ja siis, et sa oled nagu fine, et mingi
et tal läheb jälle hästi. Et tegelikult eks sihuke asi 3 korda ja selles mõttes mul on käsi küljes ja kõik on hästi hiljem, aga see on raske inimestel. Et kui nad midagi läbi elavad ja selle asemel, et teiste asjadega tegeleda, tegelege oma elu nautimisega. Ja võib-olla kui me teemegi midagi, siis võib-olla see pole ikkagi meile. Et meil on midagi muud siin elus. Ühesõnaga, ma ei ole üldse kindel, mida ma siia jätan. Katin mingid elutarkused välja, sest mina olen muutunud nende operatsioonidega, et ma olen 3 korda olnud see ühekäeline, ma ei saa kasutada seda, ma ei saa endast hoolitseda, ma pesen kuidagimoodi ühe käega pea, ma ei saa süüa teha teistele, ma käin poes, siis mind jõllitatakse. Ma räägin, see ei ole vahet, kui jõllitavad. Lihtsalt on see, et sul ei ole seda teist kätt. Ära võta korvi Paula, võta käru. Isegi käru on raske lükata vahepeal ühega. Siis sa ei saa enam võtta nagu 10 asja, sa ei saa võtta seda kotti, sa ei saa võtta pakki. Et ja muidugi mind aidatakse ka, aga inimesed käivad tööl, Roman käib koolis, mind ei saa keegi siis aidata, kui ma just kedagi ekstra ei kutsu, aga ma üritan ikkagi ise hästi palju ja väiksed asjad, et sa ei saa isegi taskust võtit otsida, kui sa midagi maha ei pane. Sul ei ole 2 kätt antud hetkel. Sa ei saa asju hoida. Nii on. Ja sinu teine käsi on väga hindamatu väärtusega selles mõttes, et meil on ikkagi 2 kätt vaja. Ja see jõud, mis sul käes on, see on ka ikkagi nagu arvestatav, et kui mul juba natuke midagi hakkab, see on äkki hästi rõve, et see lihas nagu, midagi siin liigub, on ju. Seda nahka tahaks maha saada, aga ma ei saa seda katsuda. See on lihtsalt rõve. See on vastik. Ja ikkagi see, et kui sa kannad seda tuge, on ju, siis sa pead panema riidesse. Sul on külm ja see antud tuuline ilm, see on väga rõve. Ja kui sul on külm ka, siis sul hakkab see luu valutama. Aga praegu ka eksid kõik kisub. Ma ei tea, miks ta nii punnis on, kas ta jääb punni, kes tuleb siia lihas ümber. Ühesõnaga, ta on vastik, ma saan niimoodi teda tõsta, aga ma tunnen nagu survet. Ja keerata. Väk. Ja mis ma tahan teile öelda? Mul on ka hambaimplantaat, kuna mul murdus kunagi jäätise vahvliga. Meil on siuksed toredad, tugevad vahvlid seal ja mul läks ta kuidagi hamba alla ja ma murdsin ära. Ja mul on ka siin on implantaat. Siis ma ütlen teile, et isegi need hambad, te tunnete, et see on võõras. Mu käsi on võõras. Ma loodan, ma harjun sellega, et ma tunnetan teda nagu oma kätt ja mulle ütles ka kirurg, et ma võin kunagi teha igasuguseid asju. Siis minule isegi selle hambaga on alati nagu, kui sa sööd mingit kana või midagi, kus on väike kont, siis on kas mu hammas on suus. Ja tervisekindlustusega sa need asjad saad nagu tasuta, aga hambaid sa ei saa. Et ikkagi hoia oma hambaid, oma luid, ikkagi nagu, mina ei teadnud, et mul pannakse doonorluu, ma ei teadnud, midagi läks katki, on ju. Et ma oleks väga tahtnud, kui oleks saanud selle minu luu sinna kokku panna. Su enda luu on ikka su enda luu. Su enda hambad on su enda hambad. Et see, et seal on midagi muud sees, ma tunnen, et seal on midagi muud. Seal on nii palju lõigatud, siin on nii suur haav. Ja ma ei põe selle välimuse pärast, aga ma mõtlesin, mõtle, kui sa oleks mingi mega hästi teeniv modell ja sul on selline asi. Mina ei ole, aga ma mõtlesin sellele, et kuna see arm sind segaks sellisel hetkel. Muidu ei ole vahet, et ma olen näinud, kui oma sõbrannadel on ka suuremaid arme kätel, et see nagu, võib-olla sa avastad üldse aastaid hiljem, et neil see on, et see ei ole nagu probleem.
aga noh, esteetiliselt ikka peab selle armiga tegelema. noh, pluss mul on õlg väga ära vajunud, et kui me vaatame minu õlgu või õlgasiid, siis vannitoas peegli ees, siis mul on see õlg on täiesti nagu trunk. ja eks see tuleb ka sellest toe kandmisest, ma magan sellega, mõtlen, mis on tunne magada raske raudkolakaga. kuigi see on parem kui kips, nii et ma ei jonni. Kipsiga sa ei saa üldse liigutada, minul on väike ikkagi liikuvus, aga noh, ütleme nii, et pean minema Kirsti juurde taastusravisse. praegu on kergem rääkida, see nutu see raskus läks üle, aga ikkagi inimesed, kes elavad siukseid asju läbi, et kui sa võtad rohud maha ja sa ei maga hästi ja inimeste elud lähevad ju ikka edasi, et kui sa käid tööl või midagi, see on tore, sa näed, oo jaa, umbes parane ja värki-särki ja kõigil on omad asjad, toimetused, ma mõistan. aga ikkagi kurb on see, et kui teil on kellelgi midagi juhtub, siis mul on inimesi tegelikult, kes helistavad mulle kogu aeg ja küsivad, kuidas sul täna on, kuidas käsi käib, kuidas nagu regulaarne check-up on mul on ju. sest ma olen öelnud, et esimene kord oli väga raske, et ma võib-olla sihuke terve suvi ei tulnud toast välja isegi oma terrassile mitte ja ma ei julgenud üksi poes käia. nüüd ma julgen üksi poes käia, sellest ma olen üle saanud, aga et te teate, et mida kauem selliseid opioide asju võetakse, seda nagu raskem on ikkagi nagu sellest nagu välja tulla rõõmsana, et ikkagi tööl käimine, rõõm ja toimetamine, sest ega kodus olles päev läheb kiirelt, aga sa ei tee väga midagi, kuna sa ei saa olla väga kasulik, sa saad taastuda, puhata, aga ütleme nii, et võib-olla on ka keeruline, et sa tahad olla ju kasulik, vähemalt süüa teha perele. aga midagi ma ikka teen ja kasutan võib-olla sellist väikest kopsikpotti ja sihuke ühe käe toidu tegemine ja Roman peab väga palju salateid lõikuma, et me saaks tervislikumad olla. et see on tore, et laps saab õppida midagi abiks olema, kuidas käib, et kui midagi juhtub, et see on tore. aga kindlasti tahaks ruttu käe korda saada ja loodame, et siis sel korral läheb hästi. Tui-tui-tui. ja eks ma ikka püüan nagu olla positiivne ja sellest negatiivsest eemal ja ajada oma asju nagu alati ja loodan, et tegelikult kõigil läheb hästi ja ei tohi sattuda sinna sotsiaalmeedia lõksu sinna scrollima igasuguseid hulle draamasi ja soovitan teile ka, et eks see ei ole lõks, aga te saate kõik olla paremad inimesed ja midagi hoopis õppida selle asemel. ma tean, õppida on nagu tüütu, aga ma õpin nüüd hispaania keele kõrvale kui saksa keelt. mu aju väga tahab, ajule meeldib ja võib-olla kui tulebki sul isu, et tõmbal Duolingo ja kui sul tuleb isu või uuri Amazon FBA kohta või mille iganes on ju, et tuleb isu scrollida, siis mõtlen, ei, ma lähen teen midagi targemat. et su aju ei puhka, ta läheb laisemaks ja tegelikult nagu megalt kohe läheb pea värskeks, kui sa hakkad sealt seda keelt õppima, sest see on natukene raske on kahte keelt korraga õppida, siis on mingi oota, kuidas see ja või and või midagi on, et sellised lihtsad asjad on nagu mingi sul on vaja twistida teise keele peale. aga okei, ma ei tahaks siin väga pikaks ajada. selline mu seis hetkel on. tegelikult ma ei tönni iga päev niimoodi, et muidugi siin komissin selle koha peale. ma nüüd teen endale roositeed ja kes tahab endale neid veste, kusjuures need on tervisele väga kasulikud. Need hoiavad sooja, hoiavad temperatuuri. Ülihea, mugav, emadepäevaks võite emale kinkida, vanaemale, et flokati.ee kasutage koodi Paula10, saate sealt soodukast veel alla 10%. käsi tahab aidata, aga ma panengi selle peale, sellepärast et muidu on igal pool mu nahapudi täis. ma lõikasin selle pluusist ära. isegi sihuke õhukest asja peale panna on rõve, sest su lihased tahavad aidata.
aga neid väga ei eksisteeri siin, nii et. aga siis ma ei pudista tervet elamist täis ja ma loodan, et ma varsti saan seda, nagu kui siia tuleb rohkem seda lihast peale, et siis siin on kogu aeg selline surnud tunne, nagu rõbe on, pöial on sihuke, tahaks seda krõksu teha, noh, ise ta ei lähe, vaata. Ja kui sõrmed lähevad üles, siis need hoiavad nagu sihuke kenasti kaard olla, onju. aga no vähemalt nüüd ma olen näpud puhtaks saanud, vist ilmselt peaaegu. Küüned on mul erinevad, see on täiesti okei, ma ei saa neid pöörata. Siin on veits paksendeid ja tuleb veel seda nahka, et päris hull, kui kiiresti nagu see vana nahk siia peale on tulnud ja noh, muidugi sellel käel küüned kasvavad aeglasemalt ja aga loodame, et saame ruttu korda ja mis see kellelegi peaks õpetama, on võib-olla see, et eks kui sa ise nagu seda elu endal, ma ei tea, võtke aega rohkem maha lihtsalt, et sa ei pea kogu aeg töötama ja rabama ja raiskama ja ma ei tea, tehke seda, mis teil nagu hinge rõõmsaks teeb, et elu ei ole töötamine ja see koolis nagu hommikust lõunani ja siis trennid ja siis muud elu pole. Ma ei tea, kõik paneb nagu nii palju mõtlema, mul on liiga palju aega mõelda, et mis on nagu oluline ja mis on siis nagu päris ja et kas siis 12 aastat lapsed käivad lasteaias, koolis, siis nad lähevad tööle ja siis saab elu läbi mingi hetk ja siis mõtled, okei. Et kuna siis nagu inimesed naudivad või samamoodi, et kes on arstiks õppinud, meil on arste küll vaja, aga kui kaua nad on õppinud ja siis nüüd nad töötavad ja siis arste ikkagi on nagu vähem ja siis nad rabavad ja isse ma loodan, et ja nii palju on neid, kes kukuvad ja need, kes on haiged ja issakene ja siis see elu on nagu sihuke kuidagi negatiivne olnud. aga siis mõtled, et kõigeks on vaja aega, puhkust, pausi, minge reisige. sest töö ei jookse kunagi eest ära. okei, rohkem arste on vaja, siis saavad arstid rohkem puhata. ja ei ole vaja elus nii palju asju ja hilpe ja värke ja et kulutage seda rahakest kuskile mujal oma pere peale. onju. et mina olen ka nagu väga palju oma elust rüganud. hästi palju. ja kas mul on seda nii palju vaja olnud? ei ole. võib-olla peategi nüüd nats aega kodus istuma, mõtlema oma elu üle järele. mina istun 3. kord juba. ja küll aitab. mul läks nutuvärk üle. teeme tee ja ma peaksin tegema mingeid harjutusi, mis siis, et rõve ja vastik on, aga see lihaseed peavad taastuma, närvid ka taastuvad, sellepärast kõik on niisugune, noh, veits paistes on ka, aga mitte nii oluliselt. nii et hakkame tegutsema ja tunded said välja. võib-olla ma ei panegi seda videot, ma ei tea.